rääkisime põhimõtteliselt ühel teemal, milleks oli muuseumitund. Muuseumid tahavad teada, mis on koolide vajadused. Kui neil on selgelt arusaam sellest, millised õpitulemusi ja õpiväljundeid koolis taotletakse ja vastupidi, kool siis omalt poolt soovib võimalikult paindlikku lähenemist muuseumi poolt ja muuseumi poolt siis erinevate võimaluste tutvustamist. Ühest hommikupoolsest ettekandest tuli see välja ka, et üks ideaalne muuseumitund võiks tegelikult koosneda 3 osast. Eeltund, siis see tund seal muuseumis ja järeltund, et see asi oleks mõtestatud. Siis tulid siit välja sellised märksõnad nagu inimene. Et hästi oluline on ikkagi see, kes seda tundi läbi viib. Et üks väga konkreetne näide siin ühest programmist, 3 paralleeli läbisid ühe ja sama programmi. 2 klassi olid vaimustuses ja 1 klass ütles, et see programm ei kõlba mitte kuhugi. Muuseumid vajaksid konkreetselt tagasisidet, et seesama selline juhus oli, et muuseum saaks siis oma poolt siis korrektuure teha. Siis tuli siit üks väga konkreetne näide õpetajaga koostööst, et muuseumisse tuli õpetajana töötav inimene, lasti muuseumi kogudesse nendega tutvuma ja nähes, mis seal muuseumi kogudes on, töötas siis välja või on välja töötamas ühte programmi. Mõlemapoolne tahe, ühelt poolt siis vastu võtta neid õpilasi, külastajaid ja teiselt poolt siis minna ja kogeda seda, mida pakutakse. Ja siis isiklik kontakt oli see, mis meil muudkui siin käis korduvalt läbi, et kui suures muuseumis on programmitunnid ette valmistatud ja kui õpetaja võtab muuseumiga ühendust, kui mina räägin muuseumi töötajaga, siis ei pruugi seesama muuseumi töötaja minu klassile seda tundi läbi viia. Ehk siis ta võib seda minu poolt ette antud soove ja vajadusi edasi anda ja võib-olla mitmekordselt edastada. See info võib minna kaduma. Juhul väikeses muuseumis see, kes võtab õpetajaga ühendust, on ka see, kes selle tunni läbi viib. Siis me rääkisime natukene veel sellest, et kuidas seda asja siis kokku võtta, et mis moel võiks järeltund ehk siis analüüs ja refleksioon toimuda, et kas see tagasiside on selline teadmiste kinnistamine või see on pigem sellise kogemuse jagamine. Seal võiks olla mõlemat, aga see peaks olema noortepäraselt lahe. Ehk siis jälle kogemus selle kohta, et kui midagi saab hiljem näiteks Facebookis jagada ja laikida ja õpilastel tekib siis omavaheline selline suhtlus, siis see käivitab neid seda tagasisidet andma. Ja ma alustaksin siis selle tudengi ja muuseumi grupiga. Meil on grupis fotomuuseumi inimene ja fotomuuseumisse peaks saama 2018. aastal uus ekspositsioon. Kolmekesi tuldi siis sellisele mõttele, et miks mitte luua internetiplatvorm, kas siis Kultuuriministeeriumi, Haridusministeeriumi või nende mõlema koostöös, kuhu saaks üles panna informatsiooni muuseumite, miks mitte ka koolide vajaduste kohta. No näiteks üks vajadus siin ongi, et kui fotomuuseumil on näiteks vaja ekspositsiooni jaoks mõnda maketti, et miks mitte siis kirjeldus või ülesande püstitus sinna platvormi üles panna ja teiselt poolt saaksid selle platvormiga ühenduda ülikoolid. Näiteks on mõnel disainiõpilastel või disainiõppejõul on aine, kus just makettide ehitamisega tegeletakse ja sellise platvormi abil ühendada muuseumid või koolid, kes vajaksid võib-olla abi ekspositsioonide loomisel või võib-olla hoopis ekspositsiooni info tõlkimisel, võib-olla ka töötubade läbiviimisel ja õpilased, kes ei soovi mitte lihtsalt niisama toota tühjusesse oma koolitöid, vaid kes sooviksid, et need päriselt ka mingisuguse väljundi leiaksid. Et miks mitte siduda see sama platvorm ka näiteks Archimedese meetme rahastusega. Teine teema muuseumis ilma programmita, siin oli meil siis sellega tegeles 3 gruppi ja alustuseks üks grupp rääkis meile muuseumis üksikkülastajal, eriti lapsega üksikkülastajal võib minna keeruliseks, kuidas leida infot, kuidas orienteeruda ekspositsioonis. Üks grupp rääkiski täpsemalt väikelapsega muuseumis käimisest
ehk siis anda lastele rohkem käegkatsutavaid asju, tuua info lapsele silma kõrgusele, märkida maha trajektoorid, tuli ka üsna konkreetseid mõtteid, et miks mitte näiteks juba kas või muuseumi piletile panna peale mingisugune teekonnakaart või mingisugused ülesanded. Grupp jõudis ka selleni, et tõepoolest kõik need töölehed ja asjad, mida muuseumid teevad, jällegi oleme seisame probleemi ees, et mõnel muuseumil on rohkem võimalusi, mõnel muuseumil vähem. Eriti näiteks väike muuseum, siin on ühe näitena toodud Tartu kunstimuuseum, kellel ekspositsioon kogu aeg muutub. Püsiekspositsiooni ei ole ja sinna kogu aeg uut materjali toota, välja trükkida on kulukas ja võib-olla ka ebamõistlik. Ja siin on nii väike ja kõik muuseumid omaette teevad ja loovad midagi, et miks mitte koondada see loome ühtsesse veebikeskkonda, muuseumite vahelisse veebikeskkonda, kuhu siis võiksid ilmuda nii muuseumite teekonnakaardid, miks mitte tagasiside kogumise süsteem, mida võiksid ju ka muuseumid ühiselt koguda, mitte iga muuseum omaette natukene proovida. Sellel veebilehel võiks olla leitav ka haridusprogrammide info selliselt, et kui õpetajal on mingisugune teema, siis ta saab vaadata, et millised muuseumid sellist teemat pakuvad, kus ta juba käinud on, muuseumid ise ei korda üksteise teemasid. Miks mitte ka muuseumi asukohtadega kaart, et see on küll olemas praegu vist muuseumi info kodulehel, aga ju ka mobiilirakendus kallis, aga kui seda koos teha, on lihtsam sellele rahastust leida ja on ta kindlasti ka kasulikum ja rohkem kasutust leida. Tegelikult muuseumi külastus saab alguse juba muuseumi kodulehel, et mis seal võiks olemas olla, kindlasti, et mida võiks leida muuseumist. Välja ka konkreetseid ettepanekuid, et muuseumid võiksid oma kodulehtedel programmide juures näiteks välja tuua sisulist tagasisidet kodulehele. Juba hakata looma ka muuseumite vahelist võrgustikku, ehk siis viited teisele muuseumile, et kust sellist infot veel võiks leida. Ja sealt jõuti edasi ka päris toreda mõtteni, et tegelikult võiks ka erinevate muuseumite ekspositsioonist saada viiteid teistele muuseumitele, lausa mindi nii konkreetseks, et pakuti välja, et muuseumites võiksid olla näiteks, meie meremuuseumis näiteks Pikksilm, millega saab vaadata teistesse muuseumitesse. Just nende kohtade peal, kus info kattub või kus võiks leida sarnast infot mõnest teisest muuseumist. Kui me tahame teha koostööd oma kogukonnas, väiksemad muuseumid oma kohalikus kogukonnas või teha sellist kogukonnatööd ja ka koolide huvi teha kodulooõpet muuseumite kaudu. Ja teine suund on siis selline laiem, kus on üleriigilised programmid, kus me tahame käsitleda mingeid üldpädevusi ja aineõppe eesmärke, et on nagu üks on see muuseum kui kogukonnakeskus ja teine siis muuseum kui laiem selline kõigile mõeldud haridusasutus. Siis selline lapsekspertide andmebaas, et kus saaks muuseumid, kõik, kes tahaksid oma programme või ka näitusi testida, info siis kätte nendest lastest, kes oleksid valmis olema eksperdid. Ja ideaalis võiks need olla siis grupid või klassid, et just saada kätte, sest pealkirjaga vaadatakse kätega. Ja mõte oleks siis selline, et mitme muuseumi koostöös, Adamson-Eeriku majamuuseum, meremuuseum ja Keila ühisgümnaasium siis on juba valmis tegema sellist projekti, et näiteks ongi võtta kaasa mõned museaalid, mõned saab 3D välja printida, kõik, mis ei ole võimalik nagu niimoodi füüsiliselt kaasa võtta, et ikkagi oleks koolis koha peal võimalus ka neil lastel, kellel võib-olla mingitel erinevatel põhjustel on keeruline tulla muuseumisse, oma koolis saada see kogemus kätte ja näha neid eksponaate. Sageli on õpetajatel keeruline tulla muuseumisse koha peale, kas on selleks vanemate vastuseis või rahalised takistused või ka lihtsalt on kaugel nagu keeruline tulla või mis iganes põhjused. Aga et lahendus olla see, et muuseumid koostöös valmistavad ette programmi kõigepealt õpetajatele tehakse koolitus, antakse ette valmis stsenaarium, kuidas seda programmi läbi viia ja seejärel iga laps saab valida omale etteantud nimistust ühe konkreetse teose ühes konkreetses muuseumis, mida külastada. Et näiteks on 5 konkreetset eksponaati 5 muuseumis, iga õpilane valib ühe ja käib seal omale sobival ajal koos oma vanematega.
et mis toimub koolis neile ühine tund, kus nad jällegi sellele õpetajale juba ette antud stsenaariumi järgi õpetaja juhendamisel jagavad oma kogemust, seda, mida nad mingi ühise esitlusega, see võib olla performance või mingi fotosalvestus või mis iganes viis, kuidas nad siis seda ka nagu esitlevad ühiselt. Teemaks oli ka pikaajaline koostöö, et siis sellist projekti võiks teha ka mitu korda aastas, et see üks ja sama. Siis Eesti kunstimuuseumitest siis Kumu, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Adamson-Erik Niguliste. Ma saan aru, et see on üks juba päris konkreetne idee, mis nüüd sündima. Et selline... Ei tasu ära unustada, et muuseum on ju tegelikult ka väga oluliseks informaalse õppimise keskkonnaks, pakkudes just nimelt muuseumi keskkonda ennast, laia teemade valikut, interdistsiplinaarset lähenemist ja julgustaksin õpetajaid ka küsima muuseumist enne külastust, et milliseid lisavõimalusi muuseum veel pakub lisaks programmilisele tegevusele nagu muuseumitund või ekskursioon. Ja muuseumi inimesi ma julgustaksin mõtlema, millised on need lihtsad vahendid, kuidas üksikkülastaja või ka ilma programmita kooliklass saaks muuseumis siiski selle haridusliku elamuse. Aga alustaksime millegiga, mis siis kaasaegses muuseumis on pea alati olemas, simulaatorid ja mängud, mis siis teevad muuseumi keskkonna nii eriliseks, annavad võimaluse kogemuslikul teel uusi teadmisi kinnistada. Ja kui enamasti kooliõpilased jõuavad nende simulaatorite ja mängudeni siis, kui see ametlik osa on läbi, kui jõuab kätte see kaua oodatud vaba aeg, siis nad lastakse muuseumi peale lahti ja siis kindlasti ei ole kellelegi võõras teaduskeskuses arvutult mingit vänta rulliv laps, kellel on küll väga lõbus, aga kas ta tegelikult aru saab, miks ta seda vänta rullib. Et see võib jääda segaseks. Nii lennusimulaatori kui puldiga laeva õpiväljund tõuseb mitmekordselt, kui sinna juurde kas või natukene rääkida, et millega on tegu. Ja otse loomulikult praegu on kuum teema, igasugused simulatsioonid, virtuaalreaalsus, et kõige lihtsamad rollimängud muuseumis on tihti kasulikumadki kui kõrgtehnoloogilised vahendid. Meil on küll siin lennusimulaatori puldiga laevad, aga tegelikult kõige lihtsam tavaline purjekas, mis meil laste nurgas seisab, on lastele tihti palju lõbusam. Purjekasse saab sisse ronida, purje üles alla lasta ja oma päästevesti selga panna. Ja selline mäng ongi tihti arendavam. Siin on üks tore näide Inglismaal Greenwichi meremuuseumist, kus on siis laste nurk tehtudki üleni rollimänguliselt. Kõigepealt on võimalik ronida laeva, võrguga puust kalu püüda, siis kaubaautoga need kalad kalapoodi viia, seal ära kaaluda, siis ära osta ja siis koju mängu pliidi peale viia, seal need praadida või keeta. Rääkisime siin ka juba oma rühmaga natuke mobiilirakendustest või meie muuseumi näitel on võimalus saata infot meilile. Viisime hiljuti oma muuseumis läbi uuringu, kus tuli välja, et tegelikult seda kasutab ainult väga väike protsent meie külastajatest. Smithsoniani muuseumist, kus neil on selline luukerede saal ja nemad on kasutusele võetud mobiilirakenduse, mis on seotud siis liitreaalsusega. Ehk siis, kui on rakenduse alla tõmmanud ja oma nutiseadmega näitab siis nende luukerede peale, siis ta näeb oma nutiseadmest reaalajas, millised need luukered siis tegelikult loomadena välja näeksid. Et see tulles vahetevahel inimeste huvid lähevad niivõrd lahku, et kuidas teha nii, et täiskasvanul oleks huvitav, aga lapsel ka ikkagi arusaadav. Et ühe variandina on välja toodud kindlasti teekonnakaardid, seljakotiretked, otsimismängud. Siin on nüüd Rotterdami meremuuseumist üks selline keerulisem mäng. Teema oli tegelikult selline, et uuriti, et kuskohast praegu populaarsed toiduained tegelikult tulevad. Ja mäng nägi siis välja nii, et põrandal oli suur maailmakaart ja sealt selle laeva ja sõita mööda selle maailmakaarti erinevatesse riikidesse, oli tal olemas tööleht ja siis ta pidi ära arvama, millist toiduainet seal riigis saab ja siis sai töölehele niimoodi templi peale lüüa. Et see on siis selline lihtsasti, näiteks siin, see pilt on küll hästi halb, aga siin on hästi pisikene koer. See pilt on tehtud Iloni imedemaal, kus on siis selline lihtne otsimismäng,
siis igale poole ekspositsiooni on peidetud tillukesed koed sammelid, mida siis tuleks seal üles leida. Ja üks, et trükkida välja teekonnakaart, mille inimene saab endaga koju kaasa. Selle ka viikingite näituse puhul on selline teekonnakaart, kus õigeid valesid vastuseid ei ole, siin midagi kirjutama ei pea. Teekonnakaart võetakse muuseumi algusest kaasa ja lõpus pannakse tagasi. Ehk siis võivad olla tõesti igas vanuses lastele, et on ju teinud ka sellise algatuse, et teekonnakaart on loodud kuni 3-aastastele lastele. See on küll tegelikult võimalus, kuidas anda lisategevust näituse külastajale on makerspace'id või vabakäigu õpitoad, ehk siis tingimuste loomine töötubade näol, kus saab kogu aeg juurde astuda. See pakubki juba sellist lisaväljundit. Ja ühe näitena pilt on siin siis Graatsis asuvast Frida ja Fredi lastemuuseumist, kus on siis selline tore võimalus, et muuseumisse tulles saad sa omale 1 euro eest rentida hiire. Sa võid selle muuseumit avastama koos selle hiirega. Ja seal on tehtud selline, see on tegelikult leiuta ja hiirte teekond, ehk siis üle kogu muuseumi on tehtud kohti, kus sa saad kas hiirega koos seda kohta avastada või päriselt talle midagi ehitada, kas panna talle kuskile voodisse magama või panna teda mõnda rada läbima, saad talle näiteks keebi õmmelda või hoopis mingisugust masinat temaga koos ehitada. Et muuseumis on hästi palju selliseid loomis- või meisterdamisvõimalusi tehtud, aga need kõiki ühendab just selle sama hiire teema. Ja seda tõepoolest ka leida materjal on kindlasti niisugune asi, mis klassi võiks aidata. Et muuseumid panevad oma materjali kodulehele üles, aga näiteks võib-olla soodustada seda iseseisvat koolikülastust või selle õnnestumist. Ühe lihtsa näitena siin on toodud Kon-Tiki muuseum Norras, kus selle Kon-Tiki parve juures on loodud pintidega istumisala. Et see on lihtne nipp tegelikult, et kui kooliklass tuleb, et tal on muuseumis koht, kus seda tund iseseisvalt läbi viia. Et juba see on väga suhelda muuseumiga, küsida, milliseid võimalusi sellel muuseumil on, mis teid huvitab. Kindlasti pakutakse teile midagi põnevat välja. Aga nüüd tegevusi lastele kooli vaheajal ja see põhiprogramm siis seisneb selles, et meil on mängujuhised, ehk siis paberil on pandud kirja erinevad tegevused, mida muuseumis saab teha selleks, et mingid kindlad teemad avastada. Ja siis paralleelprogrammis on erinevad sündmused või muus formaadis tegevused. Selleks, et see koostöö toimiks ja see oleks nagu tulemuslik. Koostööpartneritel peaks olema ühine väärtus. Et see on nagu selline laiem mõiste, aga selline põhjapanev mõiste. Et mille heaks me töötame üldse, mille heaks me